vahepeal on enam-vähem mingeid murrangulisi hetki toimunud siin mängus, et praegult on küll 40-40, aga jälle ma vaatasin, et see Evans võtab ära võib-olla. Et peaaegu oleks murdepall oli nagu täitsa õhus. Aga noh, nüüd ta mängis juba maha selle, et 40-15 oli, juhtis see Evans. Et mängis kaks murdepunkti mängis maha, et oleks selle pealt ära teinud, selle punkti ära võtnud, oleks nagu 5-4 ette läinud, aga noh, praegult veel on võimalus, aga noh, nüüd on juba eelis on selle käes, Tommy Pauli käes. Et noh, mäng natukene areneb niimoodi, et tavaliselt nagu niimoodi ongi, et mingil ajal hakkab nagu toimuma midagi. Et nüüd on jälle tasavägine, et 40-40 jälle. Et ta nüüd pakkus üldse pluss 1,5 sellele game handicapi sellele Evansile. Et kui ta oli selle murdepalli selle juures, et oleks ära murdnud, siis olekski jah. Noh, praegu pakub ka nii mõttetult pluss 3,5, et noh, mis sa sellega teed nagu. Et kui on pluss 3,5, siis tähendab seda, et kui ta 4-6 kaotab, et siis on ju jokk, on ju. Et see on nagu siuke mõttetu oleks seda valida tegelikult. Aga noh, praegult juba jaa, et võibolla murrabki ära võibolla, et näed, juba advantage ja 40, et juba on eelis. Kui ta nüüd ära võtab selle punkti, siis on nagu tehtud ja siis on suure tõenäosusega see ennustus ka nagu ära tulnud, et kui ta juba ühe juba ära võtab, et siis on nagu suure tõenäosus, võttiski ära, jah. Ta võttiski ära, jah, murdiski ära. Murdis ära, et nüüd ta 5-4 juhib, et kui ta nüüd selle 6-4 ära võtab, siis on nagu suht korras, et siis tuleb see 2.50 tuleb koju. Noh, lihtsalt, et prooviks praegu tasa ja targu, et eks siis vaatab, et ega siis saab ju panuseid alati suurendada, kui on nagu toimiv asi, Et praegu nagu tundub, et aga peab tegema seda eeltööd, peab tegema. Et peab ikkagi see, ütleme, et mul nagu see paigas on, see mehhanism on mul nagu paigas. Et vaja ikkagi selle, et koefitsiendile vastuoluliselt on mul vaja leida nagu see ikkagi see. Mulle tundub, et nagu need bookmakerid panevad ka ikkagi suht nagu selle tabeli järgi panevad neid asju. Et kui seal on mingi tabelis on seal, tabelis on seal mingi nagu praegult on ju, 10 ja 160 on vastamisi on ju. Et siis need bookmakerid panevad ka suht ikka selle tabeli järgina. Et panevad need koefitsiendid. Et kui sa sealt nagu selle üles leiad, et vaatad, et oot, et see tüüp on nagu mänginud, on ju, et ja väga kõval tasemel kusjuures ja siin häid esitusi teinud, on ju. Ja teine, kellel on, küll ta on favoriit, aga ja tabelis kõrgemal, aga on võib-olla seal vigastus olnud ja nii edasi, on ju, et siis päris elus need asjad ei käi jah ikka päris nii, et ütleme jah, siin Djokovic tuli jah, seal tegi seal ära seal mingi, kas ta Alcarazi võitiski või? Või see Andy Murray on ju, tegi ka seal mingile ära seal on ju esireketile on ju, aga need see oli ka nagu niimoodi suht koba peale, aga neid ja siukseid asju juhtub ka vähe tegelikult.
et need poisid on nagu tenniseleket käest sündinud ka, on ju, et seal on noh, kõike on ju ja isegi neil juhtub seda vähe, et ega see alati ka nii ei ole, et tuleb see vana legend tagasi ja hakkab paugutama kohe, et üldjuhul on ikka jah nii, et eriti tipptennises, et ega seal loeb ju, iga asi loeb, et kui seal kellelgi on seal mingi paus sees, et ma olen siin isegi, noh, tundub nagu natukene, et noh, et kuidas olla saab, on ju, et noh, aga ta ikkagi on, et see ikka vajab mängimist ja ega nad, noh, ikkagi iga päev peab seal ikka tegema, kui tahta tipus olla, et jah, et siin isegi olen näinud neid asju, et kes on nagu noh, isegi ütleme, noh, lauatennist olen ma siin jälginud ja ise mänginud ja siis siin on kõik olnud, et kes on ikka aastaid eemal olnud, et ega noh, seal midagi teha ei ole, et ega sealt ei tule seda enam, seda reaktsiooni ja seda, mis kunagi oli. Et noh, ta tuleb alles siis pärast, noh, kui kõvasti nagu trenni teha ja niimoodi, aga jah. Evans praegu hoiab normaalselt, noh, 30-15 on enda game'i hoiab, et noh, ta niimoodi ongi selles setis kogu aeg mänginud enam-vähem niimoodi, et 15-15 on olnud ja siis 30-15 ja et vaatame selle ära, mis ta siin tuleb. Et need koefitsiendid on ka juba teised ka juba ühtlustunud, et 3,4 oli ju sellel. Evansil oli 3,4, et nüüd on 2,55, aga ikkagi siin kuidagi jah, see bookmaker siit ikkagi peavad seda suureks favoriidiks, seda Tommy Pauli. Noh, eks ta võib-olla on ka, et ju noh, ega need koefitsiendid siin väga nagu need ka nagu ei lange, et eks neil mingit infot siin nagu on, et võib tundub nagu, et see Evans siin mingil hetkel nagu ära vajub, et siin pakub ka ju pluss 2,5, noh, kuigi ta on kohe nagu võitmas, on ju, kohe on seti võitmas ja pakub ikka pluss 2,5 on ju suht normaalselt. Et noh, ka praegu tundub ka, et tuleb tal raskelt see asi nagu 40-30 on praegu, et võib-olla Tommy Paul murrab tagasi, et pole ka välistatud. Pole ka välistatud, jah. See on huvitav tennises converting game point converting, et noh, mingi hull, mis converting, et jube nagu, aga noh, et see ongi see murdepalli nagu realiseerimine lihtsalt on see. Et see on nagu huvitav jah, et mingi murdepalli teisendamine on ju, et noh. Et aga jah, nüüd võttiski ära. Et seti võttis ära ja aga ikka pakub pluss 2,5, mida see siis tähendab? Noh, küll koefitsient pole suur, aga ikkagi, et ikkagi arvestatavat. Et praegult on ta ju ees, noh, ütleme, et teise saab pähe seal 4-6 näiteks. Nojah, tegelikult küll jah, kui ta teise saab pähe 4-6 ja kolmanda saab 3-6, siis on pekkis, on ju. Ei, isegi ongi. Et see on jah, suht vähe on see tegelikult jah. Et noh, jah, nende game'idega, nendega on nagu jah. Et kui ta teise saab pähe, jah, siis ta tohib, kui ta teise saab pähe 4-6, siis ta tohib ainult kolmanda ka ainult 4-6 kaotada. Et ta tohib ainult 4-6 kaotada, jah. Et selles mõttes on see game'idega nagu jah, keset mängu panna on nagu suht keeruline.
vaatame edasi, et ega selles mõttes, kui ta nüüd ära võtab, on ju, ongi tal jäänud see, noh, koefitsient on ka 2,4 on ju. Et väga huvitav, et väga huvitav jah. 2,4 ikka, et ta võttis ju seti, võttis ära. Et see bookmakerid on ikka nii kindlad, et see Tommy Paul võidab, et see on ikka suht hämmastav jah. Kes seal Diallo mängis seal sellega. Perksiga või? Perks võttis ära. Ühe võttis ära, et siis seal oli ikka noh, suht võrdne oli see. Aga no võib-olla ongi, et see reitingu vahe on nagu nii suur lihtsalt noh. No ma ei tea, noh, kas see saab nii lihtne siis olla, et aga noh, eks ta noh, võibki olla, on ju, et ega neid, noh, ma siin muidu olen ka jälginud neid asju, et noh, neid ikka juhtub neid selliseid asju, et kus koefitsientide järgi outsider nagu võidab, on ju. Aga noh, muidugi see mäng ei ole veel läbi, et siin kohe noh, teise seti esimene game on 15-15, et aga noh, aga neid jaa, see on suht tavaline asi, et see koefitsient tundub nagu, psühholoogiliselt tundub nagu sihuke uskumatu, on ju, et aga ongi, ühel on mingi koefitsient 3,4 on ju ja panebki ära, on ju, teisel on 1,3 on ju, et noh, tundub nagu ajuvaba, aga noh, samas kui seda teada, mis nagu tasemed on nendel mängijatel, on ju, tagantjärgi on alati tegelikult on lihtne vaadata, et tagantjärgi, et siis vaatad, et oh, et polegi nagu noh, tagantjärgi on kõik loogiline nagu. Aga see on jah, täitsa huvitavad, koefitsiendid jooksevad küll väga huvitavalt jah. Praegult on 2,9 on sellel, okei, see on selle, ma vaatasin ise vastupidi. ja, koefitsiendid jooksevad jah õigesti ikka jah, 1,4 on nüüd sellel juba jah. Evansil on 1,5 jah, 1,4. Et tundub, et võtab, noh, nüüd on ka 30-30. Et eks ta on ikka hea, nüüd on see favoriidi seisus on läinud sellele. Evansile on läinud see favoriidi seisus. Ja kui oleks nüüd teinud seda värki, et oleks pannud siin kummalegi, noh, et oleks pannud algul sellele 3 kümpa peale, on ju, ja siis noh, mõlemale kümpa nagu nüüd on selle 2,65 on ju. Et siis oleks siit praegu 6 euri saanud teha. Aga noh, see on ka siuke nagu riski business, et noh, see eeldab seda, et ta peab selle esimese ära võtma, aga noh, alati ei võta ka, on ju, et alati ta ei võta ja et praegult oleks siit tulnud jah, nagu normaalne, aga seda nagu alati ei juhtu jah. Aga selge, siis vaatame, mis nad teevad.